Ja me läheme edasi järgmise teemaploki juurde, mis räägib kliimamuutustega seotud investeeringutest, keskkonnaga seotud investeeringuteks ja meil tuleb nüüd 4 ettekannet Keskkonnaministeeriumilt järjest. Esimene on siis elamute liitumisest kaugküttevõrkudega või tahkelkütusel põhinevate kütteseadmete uuendamisest. Nii et sellest räägib meile siis Karmo Keskkonnaministeeriumist lähemalt. Tere, olen siis Karmo Kübarsepp Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonnast ning räägin siis nendest tegevustest, mis toetavad välisõhu tegevusi. Esiteks on siis meede elamute liitumises kaugküttevõrkudega või siis nende elamute tahkelkütusel põhineva kütteseadme uuendamisest. Esiteks siis milleks? Ja see ongi peamine eesmärk, et õhukvaliteet paraneks, sest on nii, et tiheasustuspiirkondades, kus on palju lokaalseid küttekehi, siis kütteperioodi tulles see õhukvaliteet kipub halvemaks minema. Ja siis toetame tahkelkütusel ehk siis peamiselt puit- ja kivisüsi olevaid kütteseadmeid, nende uuendamist, vahetamist taastuvenergiaallikat kasutava kütteseadme vastu või siis kaugküttega liitumisega. Siis on paar põhinumbrit, et see toetuse summa kokku on 18,5 miljonit. Sihttase, mis me sooviks saavutada, on 1850 eramut, saab oma kütteseadmed siis vahetatud ja toetusmeede on plaanitud käivitada siis selle aasta lõpuks. Siis tingimustest täpsemalt, et sihtrühm on füüsilised isikud ja et ehitis peaks olema kasutusele võetud siis enne 2010. aastat ja ehitusregistris peaks olema tema otstarbeks üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, 2 korteriga elamu või siis ridaelamu. Ja toetuse osakaaleks on planeeritud 50% ning see toetus antakse lihtsustatud kulude hüvitamise viisil. Ehk siis igale toetatavale tegevusele on määratud kindel ühikhind, millest siis 50% toetatakse. See ei ole võib-olla küll nagu ideaalne versioon, sest kindlasti keegi kaotab, keegi võidab, kuid arvestades, kui palju tuleb neid toetusavaldusi läbi töötada, siis on leitud, et see on kõige optimaalsem. Ning toetuse taotlusi siis menetleb ja väljamakseid teeb ja teostab siis KredEx. Siis siin on need 25 piirkonda, mis lähevad alla siis tiheasustuspiirkonna alla, kus siis eramud võiksid asuda, mida me toetame. Ja Tallinnal on siis kindlaks määratud 5 linnaosa ning need kõik tiheasustuspiirkonnad on siis välja valitud tänu Keskkonnauuringute Keskuse uuringule, kus siis kaardistati kohtküttepiirkonnad ja siis vastavad seadmed, mis seal on ning valiti välja just need piirkonnad, kus siis kütteseadme väljavahetamisel oleks see mõju õhu kvaliteedile kõige efektiivsem, kõige parem. Ning siis tegevustest täpsemalt, mida toetame. Toetame siis õhk-vesi soojuspumba või siis maa soojuspumba paigaldust, seal on see väike tingimus, et see peab olema siis A++ energiatõususklassiga, pellet või halupõhtu katla paigaldus, siis ka siin on oma energiatõususklass oli vist A+, mis ta peaks olema, siis moodulahju või käsitööna valminud ahju ehitamine, ka siin on oma standardid ja tuleohutusstandardid, millele see peab vastama, kui see rajatakse, ning siis kaugkütte liitumisel on vajalik torustiku ja soojussõlme rajamise tegevusi siis toetame. Ning ahjude ja pliitide paigaldamisel on siis korstnasüsteemi renoveerimise või ehitamise tegevus kuulub ka toetatava tegevuste hulka. Ning kui rajatakse uus küttesüsteem, näiteks kaugkütte, siis paigaldad radiaatorite ja või põrandaküttesüsteemi paigaldus kuulub ka toetavate tegevuste hulka. Kuna see määrus ei ole veel lõplik, siis ei ole see nimekiri ka siin veel lõplik, aga need on need põhilised, mis on praegu sisse arvatud toetatavate tegevuste hulka. Ning lõppkokkuvõttes siis ongi, mis on peamine õhusaaste vähendamine tiheasustuspiirkondades, sihtrühm füüsilised isikud, summa 18,5 miljonit ning toetuse määr on siis 50%. Ning täpsemate küsimuste korral siis võib kirjutada otse mulle, kui on. Ning siis teine väike teema, mis tutvustamist vajab, on siis õhukvaliteedi seirevõrgustiku arendamine ja täiendamine ning sellega kaasas käib siis asukohapõhise terviseriski hinnangute süsteemi loomine. Ehk siis lühidalt milleks ongi, et meie õhuseire muutuks täpsemaks, laiaulatuslikumaks
et andmed, mis me seal saaksime, oleksid täpsed ja nende põhjal saaks teha siis nii-öelda paremaid poliitilisi otsuseid, aga samas ka nii-öelda elanikkonna teavitamine paraneks, kui meil oleks laiaulatuslikumad need õhuseireandmed ning oleks ka väga hea, kui siis nende seireandmete ja elanikele jõuaks kohale, et kuidas nende tegevus siis mõjutab seda õhu kvaliteedi, mis meil parajasti on. Et siis täpsemalt siis õhuvõrgustiku arendamiseks, et on plaanitud siis aastaks 2024 circa 10% hetkel olevast nii-öelda õhuseiresüsteemist parandada ja aastaks 2029 50%, et kuna nende süsteemi seadmete nii-öelda hankimine ja valmispanek nõuab oma aega, siis on see üpris ajakulukas tegevus. Ma siin täpsemalt detailidesse vist ei lasku, see läheb väga detailseks. Et hetkel on meil ka õhuseire.ee-st olemas kõigile vaadeldav siis meie õhukvaliteedi andmed. Et siin on ka siis rohelise täpikestega toodud need piirkonnad ja ka siin on valged täpikesed. Ehk siis saab valida piirkonna täpse õhuseirejaama ja siis ka valida täpsema indikaatori, tahkaosakesed näiteks või benseen või näiteks ka õietolm ja siis vaadata, milline see õhukvaliteet hetkel on või ka mingil ajaperioodil saab tagasi minna. Et siis sellega seoses ongi see teine tegevus, et on soov luua terviseriski hindamise süsteem, et esiteks on selle eelmise slaidil näidatud õhuseiresüsteemi nii-öelda täiendamine ning selle juures oleks ka soov luua nutiseadmete põhine rakendus, kus siis inimesed saaksid reaalajas näha õhukvaliteeti nende ümber ja see oleks ka nagu isikustatud, kui inimene saab panna sisse oma terviseandmed ning see süsteem võiks siis nii-öelda anda justkui häiret või hoiatada. Toome näitu, keegi on allergiline, siis mingi kevade periood, kui näiteks kaseõietolm suureneb järsult, siis oleks nad nagu live hoiatus, et pane tähele, et nüüd võib sul nii-öelda minna raskemaks see hingamine. Ning numbritest ka siis, et kogu see süsteemi arendamine läheks kokku maksma circa 14,3 miljonit, et regionaalarengu fondist tuleks 10 miljonit ja ülejäänud maksaks riik. Ning selle seirevõrgustiku süsteemi arendamine ja täiendamine võtaks sealt siis suurem osa ehk 11,5 miljonit ja 9,9 miljonit võtaks tervise riskihinnangute süsteemi arendus. Siin täpsemaid küsimusi võib esitada välisõhu kiirgusosakonna juhataja Leidi Kogerile ja enda poolt tänan.